Stream toimib ja juba tulevad esimesed kommentaarid meile siia, ma vaatan, et ei jõua ära oodata. Kaja on, jah, nüüd ma sain aru, et Kaja, just, täpselt. Aga nüüd ilma Kajata ja ilma naljata, kas see õige nalja saab ka kindlasti vahepeal veel, võib suht lubada. Siis rõõm tervitada kõiki, kes olete jõudnud täna siia Uncast Estonia podcasti laivi vaatama. Tänud, et olete võtnud selleks aega ja pühendumust ja usun, et täna saate siit kindlasti mingisugust väärtust. Igal juhul see ongi meie eesmärk täna seda teile jagada ja pakkuda rõõmuga ja hea meelega. Tänaseks meil on päris mitu teemat, mis me tahame kindlasti läbi käia, aga kõigepealt veel ennem, kui me nendeni jõuame, siis tahaksin üleskutse teha kõigile vaatajatele, kuulajatele seoses sellega, et me sooviksime saada teie tagasisidet. Ehk olge lahked, olge julged, kirjutage meile kas siis siia YouTube'i chati või Telegrami Uncasti grupi chati või emaili peale, mis on siis uncastestonia@protonmail.com uncastestonia@protonmail.com igaks juhuks mainin üle uuesti, et siis võite sinna ka kirja panna meile tagasiside, mida me väga ootame. Põhjus on lihtne, kuna me anname siit välja oma mõtteid ja nii edasi, aga me alati ei tea, kui palju see inimestele korda läheb, kui palju see teie elusid on muutnud või kuidagi puudutanud teid mingil kujul. Et meil oleks täiega hea meel saada mingisugust tagasisidet ja suuremat nagu teadlikkust selle kohta, et kas ja kui palju on meie tehtaval siis mingisugust kasulikku mõju. Ja siis, see ongi see, et sisuliselt me loodame, et me oleme saanud kuidagi positiivset mõju avaldada teile, et kindlasti siis andke sellest märku ja eriti kirjutage, et mis on teile eriti meeldinud meie saadete juures ja mis on eriti nagu kõnetanud ja mis on midagi muutnud. Et sellistel teemadel hea meelega kuulaks ja loeks tagasisidet ning ma usun, sellest oleks päris palju kasu ja saaks koos teiega rõõmustada, nii et väga vinge. Mis siis veel? Meil on tegelikult olnud ka mõttes korraldada üks üritus. Nüüd küsimus on lihtsalt selles, et kui palju reaalselt sinna inimesi kohale võiks tulla, kuna me hinnanguliselt ei oska isegi midagi arvata, et kas tuleb 5 inimest või 50 või oleks veel rohkem huvilisi, siis selline, ütleme, hingeteemadel ja sellist sisemist arengut ja elu eesmärki ja niisugused kõrgemaid asju puudutav üritus teha on siis mõttes. Ja alguses oleme mõelnud, et äkki septembri lõpus Tartus seda korraldada mõnes seminariruumis. Ja kui selline asi ka teile huvi pakub, siis andke kindlasti ka märku sellest meile siinsamas laivis näiteks või Telegrami chatis või meili teel. Nii et igal juhul oleks väga kasulik ka selle kohta tagasisidet saada, et siis me oskame ka ise paremini edasi minna oma plaanidega siin, nii et igal juhul. No vot, väga äge, ma lihtsalt olen nii põnevil, et nii palju head saame ära teha inimeste heaks, nii et naudin. Kes meist ei naudiks hea tegemist, on ju? Aga jaa, siis hingeteemadest ja sellest tahaks ka paar sõna nüüd kohe alustuseks rääkida. Millest veel juttu tuleb, on kindlasti kuumaandumistest ja tõest ja valest ja veel erinevatest teemadest. Tagarääkimisest tahaksin paar sõna rääkida ja siis ka valikutest, mis me elus teeme ja sellistest asjadest. Aga jah, ilmselt siis iga asi kenasti tasapisi. Nii. Hea sissejuhatus oli, et mainiks ära, et mainime ka teemaks on ka tervis ja kohe siia, et on hingele jäänud, et on nii palju tervisealast sellist infot ja soovitusi ja et küll on vaja trenni teha ja tervislikult toituda ja piisavalt väljas käia ja nii edasi, aga seda hinge poolt ei mainita üldse või kuidagi väga vähe. Et selline organisatsioon nagu Peaasi küll õnneks teeb sellist suunas vaimse tervise poole pealt, et ikkagi
noh, et seda depressiooni ennetada ja nii edasi, et need vaimsed vitamiinid, et piisav puhkus ja nii-öelda ka väga oluline. Aga noh, ma ikkagi näen, et selles suhtes, kui jutt ei puuduta nii-öelda hinge, et selgelt, et näed, igaühel on hing, selle eest on võimalik hoolitseda ja kui sa seda ei tee või nii-öelda jätad nii-öelda tahaplaanile või kuidagi noh, ei pööra sellele tähelepanu ja nii-öelda lepid nende meetoditega, mis siis noh, see tervislik toit, vitamiinid, ma ei tea, käid arsti juures kontrollis ja nii-öelda hoolitsed nii-öelda selle kesta eest siis nii-öelda. Et see on siis nii-öelda nagu noh, see on plaastri peale panemine, aga kui hingega ei tegele, siis on nii-öelda see haav nagu seestpoolt paranema ei hakka, ehk siis need nii-öelda hädad tulevad ühel või teisel moel jälle välja ja noh, siin ma olen hiljuti nii-öelda avastanud ja lugenud siis Lazarevi nimeline mees Venemaal, kes siis nii-öelda räägib sellest jumaliku armastusest nagu meiegi. Ta küll ei nii-öelda maini seda nii-öelda peamist viisi, kuidas on võimalik siis hingeseisundit parandada. Vähemalt ma hetkel nii-öelda ei kohanda, et seal on kuidagi sellist natuke keerulisust on minu arust liiga palju seal. Ja et ta on väga palju näiteid elust, et kuidas inimesed nii-öelda on kõike proovinud ja siis, kui nad on tulnud tema juurde jutule ja ta on nii-öelda siis neid pannud märkama, et kuule, et vaata üle, kuidas endasse suhtud, kuidas nii-öelda ongi selle hingekonditsioonile siis tähelepanu pööramine. Et siis see on ka nii-öelda ka kõik see, et mis siis seda mõjutab, et suhted lähedastega ja üldse nii-öelda millised reaktsioonid nii-öelda olukordadele ja kuidas siis seda poolt saab kõike jälgida ja aga jah, et ma olen tohutult tänulik, et meil on selline võimalus seda infot edasi jagada, mis me nüüd siis nende Badgeti sõnumite ja teiste siis heade sõnumite kaudu oleme saanud ja selles suhtes saame seda ka eesti keelde tõlkida ja nii-öelda siin meie kodumaal siis seda infot jagada ja kogukonda luua ja täiendada ja et jah, see on praegu minu poolt kõik, et ma ei tea, kas midagi täienduseks. Jah, ma arvan, et sa ütlesid päris palju olulist juba ära, nii et selles mõttes on väga hästi, nii et tänud. Nii et jaa, hinge eest hoolt kandmine on ilmselt üks olulisemaid asju, millest kahjuks ei räägita piisavalt palju ja põhjus lihtne, inimesed ei tea sellest piisavalt palju, sest kuskil keegi ei õpeta, koolis ei räägita, sõprade seltskondades omavahel ei räägita ja võib-olla ainult vahel oledki võib-olla ainult oma ette nende mõtetega, et okei, et peaks vist kuidagi oma sisemaailma kuidagi korrastama ja paremaks tegema, et tunda ennast paremini ja edaseks. Ja et aga palju sükast jääb nagu müstikaks, et ja üldse, kas on üldse vajalik, vaata, et teised elavad nii, nagu nad elavad ja ei tea üldse, kas ma peaksin hakkama ette võtta mingisugust sisemist arengut või hingega üldse midagi. Või kas hing üldse on olemas? Et selles mõttes, et siis palju sellist teadmatust on jah, selles mõttes. Aga mul on hea meel, et me nendel teemadel räägime ja sest et oluline on, et see info saaks välja. Et inimesed saaksid ise enda ellu rakendada just seda väga lihtsat palvepraktikat, mida me oleme siin mõnes saates rääkinud ka, et lihtsalt küsida, et palun taevan isa, täida mind oma armastusega ja et teed seda järjepidevalt ja siiralt ja nii-öelda see on vähemalt minu jaoks tuntav reaalsus, et see armastus nii-öelda põhjustab minus sisemisi muutusi, annab rahu, annab rõõmu, annab elavust ja ka sisemist arengut, et selline nagu tajuvõimed kasvavad ja nii-öelda selle ühtsus loojaga läheneb või ütleme kasvab, jah. Nii, aga ma korra vaatan siia meie chati küsimused, tagasiside ja loosimises osalejate aadress siia, Andcast Estonia meilile või Telegrami kanalile. Just, et siis mainime välja, et loos on käimas ja saatke meile oma
Pirate Genie aadress, kui on olemas, kui ei ole olemas, tõmmake endale vastav äpp, me võime pärast juhendi panna, kuidas seda teha. Kui ei tea, kuidas seda teha, kirjutage, et mul ei ole seda, aga ma tahaksin seda endale, et palun saatke juhend, on ju. Et siis me teame, et vähemalt on tahtjaid, aga ei ole veel nii-öelda tehnilist oskust, et siis võib ka sellest meile märku anda ja ma aitan pärast hiljem, nii et keegi ei jääks välja. Aga loosimise idee on äkki see, et julgustada inimesi meie otseülekannetes osalema, et kes saate lõpuks, eks ju, vastab, see saab. Et hiljem jah, võime abi osutada, aga loosimine lõpeb siiski saate lõpus, täpsustan igaks juhuks üle. Okay. Aga ma ei tea, räägime hingest veel natuke edasi, et... Jaa, näiteks. Minu jaoks on see hing on ikkagi siiamaani selline, vaimne kontseptsioon, aga tunduvalt selgem kontseptsioon, kui ta ennem oli. Et ennem see oli nagu lihtsalt sõna, nüüd on sõna, millel on mingi konkreetsem tähendus tänu Patseti sõnumitele. Et see lõi nagu korra nagu vaimu hinge ja kogu sellesse teemasse, et varem oli nagu pudru ja kapsat, nüüd on nagu väikene selgem. Süda ka veel sinna patta käib umbes, et järgi oma südant ja sellised väljendid. Et jah, et see hing Patseti sõnumite järgi on jah, selline inimese põhiolemus, mis on loodud enne kõike muud. Ja alles siia sündides saime omale nii vaimukeha kui ka füüsilise keha. Ja siis võib-olla ka mingi astraalvariandi, et millega, ma ei tea, saab unes reisida ja mingeid selliseid asju teha. Just. Et kui, jah, seal tuligi, et küsimus, et mis see hing on, et siis minu arusaamise järgi on hing selline energeetiline ja samas mingitest teatud kõrgemat sorti ainetest koosnev selline nagu olemus. Ja seda võib ette kujutada sellise nagu mullina või sellise nagu sfäärina või sellise, jah, midagi sellisena. Ala, kui sa kujutad ette rakku näiteks, et ta on selline ümmargune sükene, eks ju. Aga hing on siis, mille sees on ka olemas teadvus, mille sees on olemas ka mingit sorti tahe ja hingemõistus. Ja igasuguseid peidetud potentsiaale ja ande ja asju selles mõttes, et mis seal kõik on peidus. Sest et kui me arvestame seda, et me oleme loodud hinged ja nii-öelda looja hinge sarnaselt tehtud hinged siis, et siis mina kujutan ette sellist nagu rakku natuke sellisel kujul nii-öelda või sellist mulli. Ja see on nagu puhas nii-öelda selline substantsiaalne, selline hästi peene energia või selline aine põhimõtteliselt või erinevad ained ilmselt seal koos, mida on väga raske ilmselt kirjeldada, aga ta on hästi palju võib-olla selline pigem võib-olla kogetav või selline tunnetatav või tunde maailmaga seonduv, et ta ei olegi nii palju sul või isegi praktiliselt üldse seotud nii palju selle mõistusega, mis on nagu selline lisand või selline nagu eraldi nagu lisaosa, mis on hiljem nagu külge attach-itud või mis me oleme saanud hiljem. Et seda meil algupäraselt nii-öelda hingena ei olnud, aga selle me saime siis, kui me kehastusime embryosse, kus siis me saime endale ümber vaimse ihu ja ka füüsilise ihu. Ja siis see mõistus, see materiaalne mõistus on siis osa sellest nagu sellega kaasa tulnud sellisest osast või kuidas ma seda ütlen, jälle lisaosa või et selline teine mõistus lisaks hingemõistusele ja hingele. Kas ma olen õieti aru saanud, et see mõistus, mida me põhiliselt kasutame siin maailmas, see materiaalne mõistus, see kuulub nagu vaimukeha juurde, kuna see jääb peale surma nagu alles, eks? Just nimelt ja see hinge osad ütlevad, et sul on nii-öelda kõhutunne
või sisetunne või sihuke südametunne või taju, eks. Need on need hingetajud. Ma nagu kujutan ette, et see hing on meil nagu siin keskel, siin tsentris või nii rohkem. Ja kui me keskendume oma fookusega siia ja püüame tajuda, tunnetada, siis me kasutame oma hinge nii-öelda rohkem. Ja ka emotsioonid ja kõik asjad on tihtipeale sihuke, või sa tunnetad ruumis, et on mingi atmosfäär või sihuke, või keegi on sul siin kohal lähedal, et need on siuksed vaimsed hingetajudega kogetav reaalsus, et siis nii-öelda, et sinu hinge ümber on selline nagu ala, selline nagu väli, mille kaudu sa tajud, et see väli on siis nagu nii-öelda sinu vaim, et see, mis sinust nagu väljub, sinu aktiivsed energiad, hingeenergiad ja hingetajud, nii-öelda kompad nendega, eks ole, ümbritsevat, nähtamatut, siis silmale nähtamatut. Aga jah, see on selline tunnetamise maailm rohkem, et kus on nagu tunded, kus on kogemused, elamused ja igasugust muid asju. Ja rõõm ja sellised rahu ja stabiilsus ja selline, ütleme jah, see on rohkem hästi palju sellist, et ta ei ole nagu nagu selles mõttes nagu ratsionaalne asi, mida me kogeme hingega. Kuigi kui me suudame hingega tunnetada ka neid vaimseid seaduseid ja mingisuguseid asju, mis on nagu reaalne reaalsus, ilma kasutamata mõistust, siis jah, see ongi hingetajudega tunnetame tõde, ütleme nii. Ja me suudame tegelikult ka tunnetada teisi hingesid ja ka loojat. Aga see vajab hinge arendamist ja hinge arendamine kõige paremini töötab selle jumaliku armastuse omandamisega. Aga jah, aga ilmselt vaimumaailmas tulevad need asjad meil kuidagi paremini tulevikus välja, nii et siin maa peal see keha takistab meid üsna palju, see füüsiline. Et selles mõttes. Minu jaoks on lihtne, et kõik see, mida nii-öelda mõistus ei suuda hoomata, siis see puudutab sellist hingetasandit ja et kõik, mis on selline justkui ebamäärane, millega nagu, et kuidas me saame üldse sellisest rääkida või et see ei ole nagu käega katsutav, üheselt seletatav ja nii edasi, et see kõik ongi nii-öelda, mis kuulub sinna hingetasandile siis. Ja sellega saabki igaüks nii-öelda ise tegeleda. Seda teadmist ei saa näe, siin on see teadmine, võta, seda peab nii-öelda lubama endal nii-öelda kogeda, märgata ja siis nii-öelda avaneda sellele. Et see nii-öelda ei ole nii-öelda kõige lihtsam nii-öelda asi, nii-öelda mida siin maa peal teha, aga kuna see võimalus on olemas, selle kohta on päris palju infot ja sellel on nagu tohutu mõju elule ja nii-öelda elukvaliteedile ja sellele, kuidas need muutus, kui see nii-öelda hinge tasandil toimub muutus, siis nii-öelda põhimõtteliselt lased asjadel juhtuda ja need asjad lähevad nii-öelda selles suunas nagu, mis on hea. Et ja lähevad nagu selliselt, nagu sa ei suuda nagu ette kujutada või sa poleks osanud välja mõelda ja nii-öelda planeerida, et ma näen, see on selline selline hea selgitus, vähemalt minu jaoks, et igaüks võib selgitada seda nii-öelda oma moodi ja see on täiesti okei. Jaa, neid hinges toimuvaid asju on väga raske edasi anda teisele, jah. Mida te arvate, kui inimesed räägivad südamest, et järgi oma südant, mulle tuli südamesse, süda läheb soojaks, et kas nad kirjeldavad hinge aspekti? Jaa, päris kindlasti. Ma olen päris kindel, et nii ongi. Ja see sisehääl tihtipeale sulle tuleb nagu mingi sisemine teadmine või sisemine kõnetus. Et see tihtipeale tuleb väljastpoolt, mis antakse sulle, kas siis nii-öelda sinu ümber nähtavatult teistelt hingedelt, peamiselt vaimudelt. Vaimu all ma pean siis silmas inimesi, kes on lahkunud füüsilisest kehast ja nii-öelda elavad vaimses maailmas vaimses kehas edasi. Et nii-öelda hinged, kes on kapseldunud vaimsesse kehasse, nagu meiegi oleme ja saame olema ka edaspidi, kui me selle füüsilise keha maha jätame. Et siis nemad meil siin liiguvad üsna palju ringi ja annavad meile mõtteid. Et küsimus on, kellega me oleme nagu rohkem nii-öelda samal lainel, nii-öelda tuned in, et meil on võimalus nii-öelda ka tune in nagu allapoole nagu tumedamate suunas, aga ka heledamate suunas, et siis sõltub, kellega me tahame suhelda, eks ole, ja see sõltub, kellega me paremini nagu saame selle sama lainepikkuse kätte, see sõltub meie enda hinge konditsioonist jällegi. Ja mida rohkem me omandame jumaliku armastust, seda rohkem on meie ümber ja meiega paremas kontaktis need heledad ja armastavad tegelased, inimesed siis vaimses maailmas.
et siis on meil nagu nii-öelda parem kaitse ja rohkem õnnistusi ja parem inspiratsioon ja sundmõtted kaovad ära, sest et tumedad vaimud ei anna meile enam sundmõtteid, sest et nad ei vaibi enam nii-öelda, ütleme või, selles suhtes. Et siis elu läheb lihtsamaks selle arvelt kõvasti ja üldse see nagu sisemine selline tugevus kasvab. Ja küsiti, kas kõigil loomadel on hing, vaat see on hea küsimus. Tundub, et on, mulle näib küll, et kassidel, koertel on, tõenäoliselt on ka põrsastel ja nii edasi, aga ma ei tea, kuidas on ämblikega või kuidas on ämblikest või väiksematel, ma ei tea, ämbliku pojad või või noh, okei, kui ämblikul on, siis ämbliku pojal on ka, aga nüüd mingi kärbsed ja putukad ja siis on veel seened ja siis on olemas veel, mis see veel on, rakud, no mingi üksrakne või mis ta on, et kunagi oli selline ujub, vaata sul valguse suunas mingi silmviburlane või silmjalarlane või mis asi ta oli. Tead, siuke merepõhjas kuskil. No, bioloogiatunnis õpetati. Ma ei kujuta ette, kas silmjalarlasel, et lihtsalt on mingi silmi ja jalg, vaata, mis vibreerib teda niimoodi ülesse suunas. Et siis kas tal on hing või ei ole? Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Ma arvan, et bioloogia õpetajal pole ka ilmselt tõena aimugi. Et aga jah, see jääb ilmselt müstikaks meile mõneks ajaks. Selles suhtes ma arvan, kellel on huvi, see võib selle endale nii-öelda nagu hinge asjaks või missiooniks võtta ja uurida ja nii-öelda kas siis nii-öelda siis peale füüsilise keha surma, kui on nii-öelda veel lihtsam infot siis saada, siis võib jah, teada saada selle täpsemalt. Ja, just. Ja võib-olla kunagi, kui me teeme näiteks ka võib-olla 10 aasta pärast siin live ja siis äkki kellelgi on vastus olemas, siis võib chati kirjutada, et silmviburlasel ja silmjalarlasel on see hing olemas, tõestatud. Proof 100%. Vastavalt Basseti sõnumitele mul on nagu meeles, et loomadel siiski ei ole hinge. Meil on ainult see naturaalne armastus. Et nemad seda jumalikku armastust neil seda kuhugi omendada ei ole. See on tõsi, ma lihtsalt olen aru saanud, et neil on ilmselt teist sorti hing ja nendel ei ole potentsiaali omandada jumalikku armastust nagu inimhingedel on. See nagu tundub nagu loogiline. Et niipidi võiks olla, et hing on, aga lihtsalt neil ei ole sellist samasugust hinge ja samasugust potentsiaali. Põnevaid küsimusi on palju, lihtsalt küsimus ongi, kas me jõuame ja kas on mõtet selles suhtes, kuidas kellelgi huvi on. Mul isiklikult on nagu väga tore, loomad on olemas, väga vahva, et teevad meie selle keskkonda rikkalikumaks ja on nii-öelda põnevam looduses ringi käia ja vaadata, et kui fantastiline maailm meie ümber on, et aga nii-öelda jah, kui teeks enda hingega asjad korda, siis just, ja siis vaatad teist, aga ma arvan, et ilmselt see küsimus on ka selle juurde kuuluv, et osad vaata inimesed peavad lemmikloomi, näiteks lemmikkass, kes on olnud sul 10 aastat tulnud parim sõber, et kas ma saan temaga taevas koos rõõmsalt aega veeta, et kas ta on ka seal, on nagu see küsimus. No suur tõenäosusega väga võimalik, et on, aga kas silmjalarlane on, no ma ei tea, ma ei anna pead selle eest. Et selles suhtes, aga ilmselt keegi ei muretse ka selle pärast, et kas see silmjalarlane ikka on seal või ei ole. Et noh, see nagu vahet pole vaat. Üks hea raamat vaimumaailmast, et mis saab peale surma, räägime raamatusari, on Antoni Borgia nii-öelda siis kanaldatud raamat ühest inglise meie hulgast lahkunud piiskopilt. Ja tema siis kirjeldas seda maailma seal pikalt laialt. Life in the World Unseen on esimene raamat neist. Ja seal ta rääkis jah, et nii mõnedki lemmikloomad olid seal, ootasid juba oma omanikku järele. Ja on midagi sääskedest juttu ei olnud jah. Ainult need loomad, kuskilt sõnumist on ka meeles, et sõnumist, et sinna siis vaimumaailma saavad need loomad, keda inimesed on armastanud oma elus siin. Et kõige suuremad lemmikloomad, et selles mõttes armastatud, kes kõige rohkem on armastatud. Et lihtsalt koer, kellest nagu keegi eriti ei hooli, käivad jalutamas ära pool vastu tahtmist, aga muidu lasta kuskil olla pool mööbel nagu. Neid seal ei kohta.
just. Paneme siis pärast siis näiteks meie Telegrami siis sinna kanalisse ka üles need erinevad viited siis sellele kirjandusele, Patchetti sõnumitele, Antoni Borgia raamatule või raamatutele. Ja siis, mis meil veel on? Silmjalarlase linki mul ei ole, aga see selleks. Mõtlen korra, mis linke meil veel tegelikult jagada on. Oota. Tegelikult meil on üks grupp veel, aga tegelikult paneme selle lingi ka sinna, mis on meie koduleht ja kus just neid hingeteemasid asju arutame, see privileegi nii-öelda veebileht. Pärast äkki viskan selle sinna meie chati hiljem, nii et siis lihtsalt teate, et selline asi sinna tuleb. Siis võite minna avastama, mis veebileht see on, siis ütlen ära, et see on minu koostatud veebileht. Siin teised aitasid ka kaasa seda teha siin ja saime info kenasti kokku ning see on selline lühikokkuvõte sellest jumaliku armastuse omandamise kontseptsioonist. Sealt leiab ka head lingid, sealt leiab sellist lühidat infot. Ta on võimalikult kokkuvõttev veebileht, nii et tuleb see link ka varsti meie Telegrami gruppi pärast saadet. Nii et nõndaks. Aga põnevad teemad, siis kui keegi tahab nendel teemadel veel edasi arutada meiega, kas või üks ühele, või tahab teada, et võib-olla oled proovinud näiteks ise neid palveid teha, aga ei ole õnnestunud, et siis võta meiega ühendust ja teeme kas või eraldi Zoomi kõne, saame rääkida, saame suhelda, ma saan tagasisidet anda, võib-olla jagada mingeid kogemusi, kuidas mul on see õnnestunud või näiteks kuidas siin Anatolil on see näiteks õnnestunud ja et hea meelega vastame ka nendele küsimustele, sest meil on huvi, et inimeste õnnelikkus kasvaks ja me tahame aidata teistel, ehk siis teil edeneda ja paremasse ellu jõuda, ja see ei ole ainult meie soov või huvi või tahtmine, et see on ka looja huvi ja tahtmine ja tema soov, südame soov. Nii, aga siis vaatame, kas chati tuli mingi küsimust ka, kas ChatGPT-l on hing, ei ole, ütlen kohe ära. Ma juba uurisin järgi selle ise mingi aeg ChatGPT-lt, küsisin ja pusisin, et vastust saada ja sain vastuse, et ei ole. Nii, jah, hingeteemad, kuumaandumised, kas hüppame sellesse teemasse sisse või? Reimo, tahad sa algust teha selle kuumaandumise teemaga, mis siin hiljuaegu oli jälle päevakorras, Indias oli väike action. Ma siiamaani mõtlen selle video peale, see, mis ma nägin. Kas me panime sellise Telegrami gruppi või ei pannud? Me võime panna selle lingi. Reimo, sa paned pärast selle lingi enne, see kuumaandumis videoklipi. Ahah, Reimo käib korraks ära. Põhimõtteliselt ma usun, et siis Reimo poolt tuleb see kuumaandumise videoklipp, mis on lihtsalt nii naljakas. See on lihtsalt jabur. Jah, pärast ma käsitlen seda tõe ja vale uskumise teemat ka, sest see läheb sellega kokku mingis mõttes, et lihtsalt kuna mis point sellega on see, et inimesed on tihti nii kergeusklikud ja usuvad väga sujuvalt igasuguseid valesid, mida neile ette söödetakse, et kahjuks. Ja siis selle tagajärjel mõnikord, võib-olla isegi liiga tihti, teevad inimesed lihtsalt enda elu liiga keeruliseks või halbu valikuid, et nad saaksid teha teistsuguseid valikuid, kui neil oleks teistsugune info. Ja sellest see erinevus või see vahe või see olulisus tulebki siin tegelikult mängu, et miks on see tõde olulisem teada ja uskuda, kui uskuda valesid. Et kui see näide lihtne, et kui keegi ütleb sulle, et oletame, et sul on mingisugune 100 000 eurot näiteks pangakontol ja siis keegi ütleb sulle, et kuule, et sul enam seda raha selle pangakontol ei ole ja sa ei saa ise võib-olla seda kontrollida ka või mis iganes, aga sa lihtsalt usud seda teist inimest, ütles, et sul ei ole seda raha, vaata, või see ei kuulu sulle või mis iganes, vaata, ja ühesõnaga sa jäid lihtsalt tema valet uskuma ja nüüd sa mõtled, mul ei olegi seda raha enam, vaata, kuigi tegelikult see istub seal, sa võiks sisse logida panka ja vaadata järgi, et sul on see raha seal, sa võid isegi selle üle kanda teisele kontole, et saad kulutama hakata või mis iganes. Või näiteks võitsid lotoga, aga sa ei tea sellest mitte midagi, et sul on nüüd võidetud 100 000 eurot, see laekus sul juba kuskil ja see on sul juba ootamas, aga sa mõtled, et sa oled ikka veel vaene, sest et sul lihtsalt info puudub. Ja elad vales nii-öelda.
teadmatuses. Sa ei tea, et sul on tegelikult need võimalused olemas ja sa lihtsalt antud hetkel ei tea lotovõidust midagi või sa ei tea sellest 100 000 eurost midagi, et see sinu käsutuses on ja sa arvad, et sul ei ole seda ja siis sa elad lihtsalt teistmoodi. Sa arvestad igat senti ja ühesõnaga sinu käitumine, sinu otsused, valikud muutuvad selle tagajärjel päris palju. Ja see ongi, miks on oluline tõde teada või ütleme, on parem ja kasulikum sulle tõde teada kui valesid või kui vales elada. Ja kuumaandumistega on lihtsalt see teema, et ta ei ole nüüd teab, mis elu muutev oluline info, et kuidas ma ütlen, et kas kuule saab maanduda või ei saa, et kas see muudab sinu ma ei tea, karjääri valikut, ilmselt mitte, võib-olla ainult nii palju, et astronaudiks sa ei hakka vaata või vastupidi võib-olla üritada hakata, et vastavalt, mis info sul on. Aga mina muidugi ei soovita astronaudiks hakata. Et see on suht pettus. Ja kui sa tead, et see on pettus, sa tead, et see on nii-öelda nende Freemasonite, vabamüürlaste mängud seal lihtsalt taustaks inimeste lollitamiseks ja raha kokku kühveldamiseks, siis ongi see, et mis astronaudid, vaata, täiesti mõttetu, mitte mingil juhul ei kavatse astronaudiks hakata. Ja võib-olla su laps ka, kes on 6 aastane unistab, ma tahaks astronaudiks hakata. Ilmselgelt, kui sa talle info kätte annad, siis ta ei taha enam, vaata. Et siis ta teeb oma eluga midagi asjalikumat. Et ta otsustab pigem, et ta ei hakka minema kuskile, ma ei tea, mingi NASA ülikooli või kuhu iganes, et siis sa saad mis katseid ja ma ikka tahan ikka sinna saada ja ikka 3 aastat pingutan ja pärast selgub, et oi, see oli mõttetu ajakulu, vaata. Et ma oleks võinud tegelikult selle ajaga midagi muud teha, ma oleks võinud õppida, ma ei tea, psühholoogiks või ma ei tea, IT-meheks või mida iganes. Et variante on teisi, mida sa võiksid teha selle ajaga ja oma otsustega, kui sa teaksid teistsugust infot. Ja ka see teema just läheb väga hästi kokku, et ma olen lugenud neid hästi palju neid kirju vaimumaailmast just läbi James Patchetti ja paljude teiste. Inimesed, kes on lahkunud siin maailmast, on siis läbi Jamesi ja näiteks kirjutanud, et nad elasid oma elu teatud ühtemoodi ja tegid teatud valikuid, tegid nagu kahju teistele ja oma hingekonditsioonile selle tõttu ka ja siis pärast kahetsesid ja neil oli nagu ja pärast hiljem nad said teada, et see jumalik armastus saab neid nagu tegelikult vabastada nendest hingepiinadest ja mälestustest ja sellest pimedusest ja kõigest muust ja teha nagu heledaks, ilusaks ja viia nii-öelda parematesse elupaikadesse elama, eks ole. Ja siis mitu nendest on selle öelnud ka, et pekki, et küll, et ma oleks ma sellest varem teadnud, ma oleks täiesti teistsugused valikuid teinud elus, et ma oleks täiesti teistmoodi otsustanud, ma oleks juba varem hakanud neid palveid tegema, et ma oleks varem hakanud oma hinge eest hoolt kandma, eks ole, selles mõttes. Ja oleks väga palju muid asju tegemata jätnud, on ju. Et vot see ongi see. Aga kuna ta ei teadnud, või ta lihtsalt mõtles, et see on ebavajalik talle või mida iganes. Et lihtsalt ta tegi otsuse ja siis pärast hiljem lihtsalt nii-öelda raiskas oma aega, mõttetult kannatasid seal pikka aega. Et küsimus ongi, et kas me tahame siis mõttetuid kannatusi endale mõneks ajaks, kui need võiksid olemata olla. Ei taha, et kes ikka tahaks. Kui just mingi sadomasohist ei ole, et ma ei tea, iga päev endale tellisega pähe ja siis elu on lillem kohe. Valu. Nii. Ma korra lihtsalt toon välja, et jah, enne kui Reimo toob välja, et see tohutult hea, et sa selle kõik ära rääkisid ja selgitasid ja selle näite tõid. Üks väga hea näide on see, et ongi, kui on näiteks, sa Ardo mainisid kunagi eelnevalt, et see isa näide, et ütleme, ongi lähi sugulane, või ongi tegelikult see isa näide on lihtsalt nii nagu sümboolne, et kui keegi on midagi, sa ei tea, isa on kuskil kaugel, näiteks ma ei tea, välismaal või midagi, keegi räägib tema kohta midagi halba, aga sa ei saa sa jääd uskuma, sa lihtsalt ei kontrolli, sa jääd uskuma, sa ise ei näe vaeva, et teada saada, et kas see, mis sa kuulsid, kas see nii-öelda, mida keegi rääkis või nii-öelda, et kas või äkki sa olid nagu noorem või nii-öelda ja sa nii-öelda ei taibanud võib-olla maailma asjadest või nii-öelda, mis nii-öelda inimesi on ümberringi ja mis õpetusi või nii-öelda kõik muu ja siis elad nagu pikka aega teadmisega, et nii-öelda, ma ei tea, isa on keegi, kellega parem mitte tegemist teha ja siis sa nii-öelda saad vanemaks, isa hakkab juba nii-öelda seal
mis iganes, viimased eluaastad, siis sa nagu taipad, et ma ei nii-öelda oleks võinud varem nagu temaga ühendust ise võtta ja nii-öelda ja teda külastada ja nii-öelda aega veeta ja nii-öelda nii palju ilusaid hetki oleks saanud koos veeta. Et noh, see on lihtsalt selline näide ja siis, mis puudutab nii-öelda seda kahetsemist või seda, siis see on lihtsalt tõesti see kahetsemine, noh, see on tõesti paratamatu, et kui sa saad aru, et sa oled valesti teinud, aga see on selline oluline koht, et kus ei tohi nii-öelda jääda kinni, et sa nagu, sellest tuleks nagu ruttu üle saada, et nii-öelda jah, sai valesti tehtud, nüüd teeme paremini ja liigume edasi, et seda nii-öelda, et ma näen väga palju sellist nii-öelda neid, olen kuulnud lugusid, kus inimesed nii-öelda põhimõtteliselt sõna otseses mõttes raiskavad elu selle peale, et nii-öelda oi näe, ma siin nagu tegin nii halvasti ja nii-öelda nüüd elu on pekkis ja nii-öelda ma ei saa enam teha aega tagasi keerata ja selline, et elad kahetsuses nagu pikka aega, et seda ka vältida, et sellel ei ole mingit pointi tegelikult, aga nüüd sõna Reimole siis. Jaa, et mõtlesin, et loon kõigepealt väikese tausta siia selle esimese kuu maandumise põhjal, et kes ei tea, et jah, see nagu päris ei olnud. Ja siin kohe jagan ekraani. No nii, siin on siis esimeselt kuu maandumiselt näha see maandur, mis siis väidetavalt kuu orbiidilt sealt raketist startis, maandus siia kuu peale ja no siin on näha, et see ei ole nagu, ei näe nagu väga päris välja. Papp ja õbepaber ja mis iganes. MacGyveri teipi. Alumiiniumtorukesed ja teip ja paha ja see on mingi pesukaus tagurpidi see pandud. Ja siis no probleem, kes siin veel probleemi näeb, see võib-olla taipab, et kui see nüüd maandus, siis noh, kahtlemata siis see pesukausist pidi tulema välja siis kõva raketileek, kes ikka siin kõvasti tonne suutis sujuvalt maanduda, nii et need mehed ellu jäid siin ja said isegi teovõimelised olla. Just, nagu näha siis, jah, siin see pole nagu seda tolmugi eriti laiali puhunud, kui üldse. Nagu mingi lohk oleks, aga no see selleks. Ja sellest me üldse ei räägi, et põlemist vaakumis ei saa üldse vist toimudagi. Kuidas see reaktsioon see töötab. Aga jah, nii, jätka. Nii, et pole selle kohta nagu mingit tõendeid, et vaakumkambrikestes kustuvad need kõik ära, nii palju, kui ma olen näinud neid videosid. No ja siis see jalg siin läigib nii kenasti, ei ole see ka tolmuseks saanud ega muud kohad. No ja siis sinna selle sisse siis mahtus veel omakorda selline asi, väidetavalt. Ja see maksis siis, nagu siin kirjas on, $38 miljonit. Ja selle antenniga siis, selle antenni abil siis ilmselt rääkis Nixon telefoniga nendega. See antenn siis, see oli nagu piisavalt teas. Ja väga võimas. Aku pidi olema muidugi, et 380 000 kilomeetrit signaali saata. Siis see antenn pidi meeletult täpne olema, no kas see paistab mingi täpne antenn või? Sest maakera, ütleme, seal kosmoses siis väidetavalt liigub pidevalt kuu suhtes ka siis. Ja kas liigub vaata? Kuu on ka elliptilisel orbiidil, ikka natuke liigub. Aga see selleks, aga see maa veel pöörleb ka seal kuult vaadates. See siis nagu hoiab seda sidet kenasti telefoni kõne ajaks. No, jah. Okei, siis. Nii, mis meil siin on? No jah, siin võeti see on originaal NASA pilt, NASA lehelt. Ja siis keerati siin natukene tasemeid ja värke ja mis seal pilditöötlusprogrammis tehti, siis on kohe näha, et see on pandud siia.
ja noh, teine asi on see, et kuu, kuult nendelt maandumispaikadelt, mis oli suhteliselt kuu keskel, mitte täielikult äärealal, kaugel sellest, siis ei saa see maa ei saa paista niivõrd horisondi lähedal. No siin veel kord see imemasin. Horisont on siin maru lähedal, tähti ei paista muidugi. Noh, siin vastuargument on see, et noh, lihtsalt see on niivõrd hele, see kuupind siin ja kõik, et lihtsalt kontrasti tõttu taevas tundub must, aga no ühtegi pilti ei ole, kus oleks mõnigi täht näha. Ja samamoodi selle rahvusvahelise kosmosejaama otsevideotel kunagi sa ei näe neid. Ma ei tea, kas neid siiamaani veel tehakse, et kosmosejaama videosid otse. vist teevad ikka, aga jah. Vaata siis, noh, siin on hind juba teine, noh, mina ei tea, mis ta siis tegelikult mis maksis. 50 miljonit on siin kirjas. Kallis lõbu. Ja noh, ühesõnaga mõlemad numbrid on suuremad kui see tõeliselt voolujooneline lennuk Blackbird. Siin veel kord kuu horisondi lähedal. Aga kuidas see maa nii väike seal on? Et see peaks olema vastupidi, et kui kuu on nagu maa suhtes nagu väike, aga kuu on nii-öelda maa lähedal, et siis tegelikult peaks olema maa päris suur, mitte nii tillukene seal. Et no, sest see suuruse erinevus on ju, noh, proportsioonid on ju vastavad, et maa on nagu jurakas ja kuu on suhteliselt väike, et kui kuu pealt vaatad maad sirga, et see maa peaks päris suur olema seal nähtavuses. Mõne pildi peal muidugi on ka. Ütleme, silmaga vaadates, maalt vaadates või kuult vaadates maa peaks olema 4 korda suurem. Just nii. Nagu pindalalt, aga noh, siin fotodel nagu see argument väga ei toimi, sest zoomid on erinevad. No muidugi neil oli see need Hasselblati kaamerad. Meil zoomi võib-olla vist ei olnud, aga sellest hoolimata see, kuidas see pilt on välja lõigatud võib-olla või noh, sellised argumendid tulevad mängu, et jah, seda on raske nagu ütleme argumendina kehtestada. Ja on ka neid pilte, kus on suurem maa seal näha. No, palun väga, siin on suurem. Aga see on need ametlikult CGI, või noh, kompuutergraafikat. Siin need tähed võiksid olla ikkagi mingil määralgi näha. Kui otsida, siis selle kasutatud kaameratehnika kohta on ka, et kus asjatundja räägib sellest kaamerast, mida siis kasutati väidetavalt seal ja sellest elektroonikast ja sellest, et kuidas see ta lihtsalt ei peaks vastu nendele tingimustele, mis on teaduse poolt siis esitatud, mis seal siis peaks valitsema, et seda saab igaüks juurde uurida, et neid küsitavaid kohti on nagu, neid ei jõua kokku lugeda. Aga räägi edasi, palun. Just, pluss-miinus 200 on seal temperatuur olenevalt olukorrast, et jah, sel ajal, kui nad käisid, olid muidugi valgustatud see kuu osa. Ja temperatuur oli ka sobilik just parasjagu, jah. Ja kogu aeg siis pluss 200 ja siis need, mis skafanderid ja mis kliimaseadmed seal pidid olema, kõik. Mis seda pluss 200 seal pidevalt jaotada suutsid lõpmatuseni. Müstika. Sinna alla need miljonid läksid, vaata, jahutussüsteemid ja värgid. Aha, Space from Earth. Siin on nüüd vaade maalt. No see on küll üks aegvõte muidugi. Ja see ei ole, aga no siiski. Jah, et siin tuleb mängu ütleme see valguse tuhmumine, kui sa oled valgusallikast mingil kaugusel ja siis eemaldud, kahekordistad selle kauguse, siis valgustugevus nõrgeneb 4 korda. Nii et jah,
et see on nüüd ka, et mingeid pilte ei oleks seal võimalik olnud teha, sest lihtsalt see kuu heledus oleks seal nii meeletu, kui ta on siin 400 000 kilomeetri kaugusel, on kuu niivõrd hele täiskuu, mis siis kuu pinnal veel peab olema. Seda on nagu raske kalkuleeridagi. Ja ükski fotokas, ma arvan, ei suudaks oma ava niivõrd väikseks teha, et sealt midagi peale saada eriti. Mis siis siin oli? Ja kas see oli mingi GIF või? See tundus GIF-i moodi, jah, see ka ilmselt. Lähe siin käima. Ja see oli vist, et sõitas ringi, vaata selle autoga nii edasi. Siin ka mingi action. Siin on natuke näidatud selline kuumudel on neil seal kuskil NASAs või ZPL-is või mis koht see siis oli täpsemalt, aga see käis nagu asja juurde enne kuule lendamist. Ju siis seal sai ka midagi, mõne multika tehtud võib-olla. Siin on nüüd see kosmosejaama näited, et kui lihtne on võltsida seda. Ja siis siin ka võrdluseks see, ütleme need kuulmaandujad ja siis rahvusvahelise kosmosejaama tüübid, mõlemad siis kasutavad siin okultseid käemärke. Üks katab suu kinni, teine silmad, kolmas kõrvad. See siis kuulub siis vabamüürlaste repertuaari. Minu teada. No. Ja siin chatis on kommentaar, et ja siis keegi jäi kuu peale kurke müüma, kes filmis maale tagasi minekut. Ja, väga hea. Siin on veel see neil Armstrongi skafander siis minu teada, millel on siis nüüd teised saapad jalas miskipärast, või need, millega kuu peal käidi. Ei tea küll, miks seda tehti, aga jah, kummaline. Ja siis see on nüüd kaader, ametlik NASA videos kaamer vist. Kaader, kui ma ei eksi. Kui mälu ei peta. Cool, aga kes või mis selle foto tegi? Mis see kaamera selle õllus veel lisaks, nagu mis tegi nüüd selle foto? Hea küsimus, jah. Või ongi see on nüüd see maandur või üks mees jäi ju väidetavalt sinna raketti või sinna. Ja siis see võib-olla tegi selle või väidetavalt. Elab siiamaani kuu peal, teeb neid pilte seal. See on see kuu mudel siis ilmselt sealt NASA ruumidest. Siin on siis ja jälle see valguse teema, et on ikka lugu, et miks see siis, kas siis kuu ennem oli tuumim või milles asi on, et see on nii hämar on seal kuu peal. Ja siis on kuu pealt tagasi tulnud astronautid siin. Ja siis emotsioon on üsna null. Siin olid mõned päevad küll möödas või nädalad juba, aga entusiasm oli suht null. No jah, siin on nüüd võrdluseks mingi luksusjahi hind ja kuukulguri hind. Kuukulgur oli 38 miljonit ja 50 miljonit, siis väidetavalt oli see maandur. See ilmselt see vihmavarjuga saatja on ikka põhiline. See ilmselt maksis 37 miljonit ja ülen miljon oli lihtsalt ülen need rattad ja jutud sinna juurde vaata need mingi toolid, mis on mingi rannatoolid. Et see vihmavari pidi ikka jõhker tehnoloogia olema, et ikka selle, et see Nixon saaks maa pealt ikka helistada talle sinna moblaga vaata, et levi peaks ikka nii metsikult hea olema vaata. No, ilmselgelt see 37 miljonit makse vihmavari ja asja ära vaata.
ei tea, kas Nixonil oli samasugune vihmavari või? Muidugi oli, see oli seal katusel kohe kenasti, roosat värvi, jah. Akna taga just. No, miks katusel, kohe kabinetis? No, ja mugav sealt, just. Üks mees hoidis käes ja suunas seda õieti. Ja siin, palun väga, siin on siis video. Video siis sellest hiljutisest. Is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety tohutu of the läbimurre. landing site. Nüüd me anname tehnoloogia uuesti NASAle ka tagasi, et me saime kätte selle, kuidas kuule ikkagi lennata uuesti. Let us all wait to hear. Kulutatud miljonid on õigustatud ja täpselt. Jah, ei, see kino muudkui jätkub ja seni kuni inimesed usuvad, seni nad saavad jätkata ja maksuraha musta auku loopida. Jaa. Et ainukene musta auk ongi see, kuhu maksuraha läheb, vaata, et see ongi see paras kosmos, tead. Aga noh, reaalselt mingisugust teadust sellel nagu midagi ei toimu, eks ole, ilmselgelt. Ja kogu see teadus on see, et kuidas rahvalt raha sujuvalt ära võtta teadus. Et teatud valedega siis. Nii et seda küll koolis ei õpetata, kuidas seda teha, aga tundub lihtne. Tuleb ainult oma kosmosejaam püsti panna, hunnik arvutit sinna, mingid tegelased tähtsate nägudega ja mingi nuppehunnik, mida mingid vennad vajutavad. Ja siis teha nägu, et meil on nüüd siin jõhker labor püsti, teeme siin teaduslikke katseid, me just saatsime mingisuguse uue Apollo mingisuguse Y-raketi just sinna kuu peale ja siis näitad neile mingisugust kartuuni, nii, just maandusime edukalt. Ja teine läks veel just parasjagu sinna järgi, et nüüd need kaks toimetavad seal, korjavad mingisugust muda sealt kuu pealt ja nii-öelda analüüsivad ja siis nüüd saatke meile miljoneid, vaata, et meil on vaja teha teaduslikke katseid ja kui mingid probleeme on, Nixon, call us, et let's do some business. Et jah, ühesõnaga nii siis. Aga lihtsalt, see lihtsalt on rahva üle laskmine mingis mõttes ja kogu see NASA värk ja tegelikult mingisugust teaduse tegemist ei toimu. Lihtsalt see on reaalne raha röövimine. Legaalsel viisil, aga puhaste valedega muidugi. Aga noh, mis me teha saame, kas me saame takistada seda kuidagi? Võib-olla ainuke variant on see, et paljastada need valed, mida juba tegelikult tehakse ka, üritatakse praegult seda valede värki paljastada, et siis enam maksurahasid sinna ei läheks, aga maksurahad ikkagi kuskile ilmselt ju suunatakse, nii et võib-olla need lihtsalt lähevad siis mujale, et aga antud juhul mis puudutab tõde ja vale, et siin ilmselt sõltub ainult see, et kas sa tahad minna tööle kuskile sellisesse NASAsse või ei taha ja kas sul on NASA logoga särk või seljakott, vaata, et kas sa käid uhkelt ringi, I believe in science, vaata. Ja siis mingid, näiteks meiesugused vaatavad, et see särk nagu küll ei lähe hästi, vaata, et äkki tahad natuke ümber mõelda selle NASA osas, vaata, et ei tasu võib-olla fännata. Et selles suhtes, et kui inimesed jälle teaks tõde, vaata, et siis nad ilmselt elu sees ei kannaks NASA särki. Ma olen näinud inimesi tänava peal NASA särki, kes ma mõtlen küll, et ei ole kõige parem särk, mida selga panna, et kui nad vait teaks. Olen ka kohanud, jah. No võt. Nii, chati vahepeal vaatame ka, kui põlemisreaktsioonil hapnikku vaja on, saad panna hapnikku kütuse osaks. Täpselt samal põhjusel püssitorus toimub põlemine, kuna püssirohu sisaldab hapnikku, et põlemine vaakumis saab ilusti toimuda. Ma mäletan ühte videoklippi, kus just tehti katset, ruum tõmmati õhus tühjaks ja oli see mingi ahi või mis asi see oli, mingi ruum oli ja siis ta üritas nagu põlema panna mingisugust ainet seal, ma ei tea, kas tikust või kuidagi. Ja ei läinud, ei olnud, laseriga vist nagu, või laseriga vist, lasi seda, mis muidu peaks süttima see aine ja nagu ta lihtsalt ei süttinud. Ei üritas ja ei õnnestunud süttima saada seal vaakumis siis mingisugust muidu kergesti süttivat ainet. YouTube'is oli video, vaatasin ära, mingi vend just nagu näitas seda, mingi paar aastat tagasi nägin seda. Siis mul oli selge, et tõenäoliselt vaakumis siis ikkagi päris sellist süttimist ja leeki värki pole. Et vähemalt ma
selle video baasil võiks öelda küll, et nii on. Ja kuni keegi ei ole midagi muud suutnud mulle ka tõestada, siis nii kaua ma plaanin seda uskuda, nii et jah, tõenäoliselt vaakumis ei saa toimuda põlemist. Vot. Ma arvan, siin tulebki ikkagi seda tervikpilti vaadata, et neid küsimusi on lihtsalt nagu nii palju, sa võid võtta ühe ja seda hakata urgitsema või kuidagi, et ma selles suhtes ongi, kuidas need vaidlused on läinud või kuidagi, kui sa tunned huvi selle vastu, et tekib küsimus, siis ametlik vastus on olemas. Nii, küsid veel midagi, siis nagu asi nagu sujuvalt lükatakse laua pealt ära ja hakatakse mingist muust asjast rääkima, midagi sellist ja see on nagu, mul endal isiklikult ei ole mitte mingisugust tahtmist sellele aega kulutada, et selles suhtes, kui mida mina näen, et mida on mõistlik teha, on see, et see on see info, mida ma olen leidnud, kas kõnetab või ei kõneta, kas tundub usutav või mitte, see on igaühe enda otsustada. See selles see ongi igaühe enda asi, milliseks ta oma siis maailmapilti soovib kujundada ja millisest allikatest ta siis info vastu võtab. Aga aus on see, kui on laua peal kõik infoallikad siis presenteeritud ja kui see on vaba, igaühel on vaba taha, et mina usun NASA-sse, hea küll, usu, edu, et siis äkki on mingid muud teemad siis, millega edasi minna, aga vaidlema ei ole mõtet jääda. Just täpselt ja selliseid jäneseurge on hästi palju, ma just lugesin, et sa võidki jääda tegelikult sellistesse jäneseurgudesse urgitsema ja möllama ja hüppad ühte, hüppad teise ja lõpuks sa ei jõua tegelikult mitte kuskile selliste asjadega, et selles mõttes, et siis võib-olla ongi see, et nii palju distraktib ära olulistelt teemadelt tegelikult sind ja seda sa tegelikult ka ei taha lasta endaga juhtuda, et nii-öelda see olulise ehk siis hinge teemad näiteks jääksid selle arvelt siis hoopiski, kuidas ma ütlen, sellega tegelemata siis, jah. Põhimõtteliselt elukvaliteeti mõjutab väga palju see, millele on tähelepanu pööratud, millega sa tegeled, millega sa lased ennast ümbritseda. Kui sa jääd vaidlema mingitel, ma ei tea, küsimustel, kas see on võimalik või ei ole võimalik ja sa ei tegele väga pikalt selle enda hingega ja selliste tegelikult oluliste teemadega, mis siis mõjutavad otseselt elukvaliteeti ja seda mis toimub praegu ja mis saab toimuma homme ja peale surma, siis ma ei tea, minul on see etapp läbitud, vähemalt ma tunnen nii, et põnev on ajaviiteks, vahelduseks midagi arutada, vaadata, aga see ei ole kindlasti enam minu prioriteet, et näed, jälle valetati või et minna hakata kuskile debatte pidama. See ei ole see ei ole see, mille pärast ma siin olen. Jaa, täpselt. Nii et jaa. Sorry, mul läksin aken natukene kuidagi lörri. Nii, nüüd vist on üks parem. Nüüd on korras. Minu viga, vabandust. Tekkis väike tehniline viperus siin ekraani peal. Aga jaa, selles mõttes põnevad teemad, mis meil veel oli täna plaanis rääkida, et jah, ilmselt ongi oluline see, et sa keskenduksid tegelikult elus olulisele, sest sellist virvarja möllu on nii palju, infomüra on igal pool lihtsalt ja lihtsalt ongi see, et peabki hakkama lihtsalt eraldama seda, mis on oluline sellest, mis ei ole oluline, eks ole. Ja kuni sa seda ei tee, siis elu võib-olla jätkubki sellise virvarine, siis alles hiljem ärkad ja märkad, et mõtled, et kuhu ma oma elus jõudnud olen ja kas ma üldse olen liikunud selles suunas, kuhu tegelikult ma oma sisemuses tunnen, et ma oleks tegelikult tahtnud minna või mis kuhu tegelikult hing kõnetas või igatses või tahtis minna. Et siin on jälle see teema, et vaata, ma olen aru saanud sellest, et meil on mõistus ja see ego on seotud selle mõistusega paljuski ja hing on siis päris meie, eks ju, see põhiolemus, mis peaks olema siis kontrollis põhimõtteliselt meie üle. Et antud hetkel on see, et kus meil mõistus on üldjuhul selline valitsevas positsioonis, ütleme siis tihtipeale ka
võiks öelda, et see on selline diktaator, ja mitte heas mõttes diktaator, vaid isegi halvas mõttes kohati, et ei mõjub võib-olla isegi kahjulikult, sest et sellega võib teha väga ka mitte kõige paremaid otsuseid enda kasuks ja nii edasi. Siis oluline ongi saada mõistus hinge koostööpartneriks. Niimoodi, et mõistus töötab hingega koostöös ja lõppkokkuvõttes, et siis et sa ei tegutse enam ainult selles suunas, et sinu mõistus saaks oma täidet nii-öelda, oma kõhutäit, oma naudinguid, vaid et sinu hing saaks ka, sest väga-väga palju inimesi elab täna niimoodi, et nad mõistusele igalt poolt virvarrist asjadest ja Facebookist ja scrollimistest ja videotest asjadest otsivad täidet oma mõistusele ja hing on nii-öelda nälgas, kondine, nagu ma ükskord ütlesin, et siuke, tead, et hing ei ole oma täidet saanud. Ja tulen uuesti selle teema juurde tagasi juba 110. korda, et siis kõige parem, kõige kõrgem, kõige nauditavam ja kvaliteetsem hingetäide on see jumalik aine, jumalik substants, jumala hinge olemus, mida meil on võimalik omandada lihtsate palvete peale. Ja see annab selle hingetäite ja toite ja selle hingetoidu ja nii-öelda ehitab hinge üles tugevamaks ja elavamaks ja hing saab sellest tohutut rahuldust. Ja siis muutub elu ka täiesti selles mõttes, et sa hakkad nägema asju teisiti, sa hakkad nautima teisi asju, sa hakkad ka seda nautima, et tahaks äkki mingi kunsti teha, mingit eneseväljendust, võib-olla muusikat luua, võib-olla läheks õpiks kitarri või sa tunned, et sa tahad hoopis midagi muid asju teha, midagi muud. Selle asemel, et Facebookis scrollida, sa tunned, et ma tahaks kellelegi komplimente teha, ma tahaks kallistada kedagi, ma tahaks jagada armastust. Et siis on nagu juba asi liigub õiges suunas ja see funktsioneerimine on nii-öelda rohkem selles suunas, et kuidas me tegelikult oleme mõeldud toimima. Kuidas inimesed on mõeldud funktsioneerima ja elama. Et mitte nii-öelda kuivad intellektid, vaid elu ja värskust ja sellist armastust täis hinged ja olendid. Et kus mõistus lihtsalt nii-öelda teenib hinge. Ja see tekibki tasapisi, kui jumala armastusega rohkem täituda, et siis need protsessid lähevadki sinna suunas. Ma lisaks siia enda poolt ka, et nõustun kõigega, mis sa just mainisid ja mul endal selline hiljutine selline huvi või avastus, et kui vaadata nüüd ajaloo poole, et mis sündmused on ajaloos olnud ja maailmasõjad ja mida kõike nagu on juhtunud ja siis, et kui palju on sellist probleemi, kui palju kahju on tekitatud selle läbi, et kui keegi on andnud käsu ja siis seda käsku minnakse täitma. See on see, et see lihtsalt peegeldab nagu kõige hullemat versiooni sellest, et mõistus on kontroll, nagu valitseb, hingel ei ole midagi kaasa öelda ja tuimalt lihtsalt näed, ma ei tea, lase inimesed maha või muidu lastakse sind maha ja siis mul ei tekkis kahtluski, nagu küsimuski, et oota, et kumb teguviis on õige, et minu elu on ohus, elu selles suhtes võib ohus olla tõesti, aga kui sul on arusaamine sellest, kui tähtis on hingekonditsioon ja see kuidas sa edasi elad või mis sust saab nagu peale surma, et ma eales ei tulistaks teist inimest, sest mul on see nagu, ma tunnen seda nii selgelt, kuidas see tegelikult mõjub ja kui ränk oleks see sellest pärast üle saada ja need asjad jääksid lihtsalt tegemata ja kui see teadmine oleks nagu mainstream, et see kõik teaksid sellest, aga kõigil oleks see selline hingetaju arusaamine, need teadmised sellest, et kui oluline on hinge eest hoolitseda ja seda tunnetada, seda sisetunnet ja seda, et ma ei tea, vargaid ei oleks, inimesi, kes täidaksid psühhopaatide käske ei oleks ja nii edasi, et oleks küll inimesi, kes on kehvas konditsioonis, aga see ei läheks nagu edasi, vaid see jääkski nagu seal selle inimese juurde, kes on paraku siis sellises seisus ja ma ei tea, ta saaks lihtsalt seda tähelepanu hoolitsust ja seda tagasisidet, et kuule, et sinuga ei ole kõik korras, et palun võta end kokku või et lihtsalt
tuge lihtsalt, moraalne tugi, aga et keegi ei hakka teda kuulama ja tema järgi mõtlema ja nii edasi. Et sest nii palju probleeme saaks selle läbi lahendada ja seda on lihtsalt, elu saaks maa peal lihtsalt nii palju parem olla, kui see teadmine lihtsalt leviks. Ja me anname siis oma sellise panuse selle suunas ja just, ja püüame ise eeskujuks ka olla, nii et õppida on kõigil, selles suhtes see, et ma praegu nendel teemadel räägin, et ma täiesti väga hästi saan aru, et ma ei ole ideaalne, et kõigil on omad sellised oma tee, mida käia, omad sellised õppetunnid ja nii edasi, avastused, taipamised, see areng on veel nagu tohutu, see arenguvõimalus on veel tohutu. Et aga ma näen, et ikkagi ma võin juba praegu toetada ja kuidagi jagada seda taipamist ja seda, mis on viimase aasta-paari jooksul toimunud, kuidas on elu muutunud, kuidas maailma tunnetus on paranenud, ja kui ma näen, et see on mind tohutult hästi mõjutanud, siis mul oleks nagu väga keeruline lihtsalt, minu jaoks on see südametu, kui ma jätan seda jagamata või kuidagi jätan enda teada, sest mida rohkem minu ümber on neid inimesi, kes tunnevad ennast paremini ja kellega saab kõigest sellest olulisest rääkida, seda parem siin on, et ei pea ootama, millal siit maa pealt ära saab, et siis jätkata, et ma ei näe sellel ka mõtet. Jaa, nõus. Jah, siin olid mõned teemad veel plaanis, aga ma arvan, et täna on juba piisavalt pikalt räägitud, et äkki hakkame kokku ka tõmbama, et vaatan, et siin keegi ei ole meilile kirjutanud ega oma aadressiga pannud siia vestlusaknasse, eks ole. Et siis midagi loosida ei ole. Ma arvan, et see on meie praegune saade, mis ei olnud väga pikalt ette teatatud, siis see oleks selline julgustus, et järgmisel korral me võime sama teha, ma arvan. Vaata siin PetVixTX ütleb, et tema pani aadressi. Kuhu sa aadressi panid? Siin vestlusaknas ma ei näe kuskil. Ma ka ei näe. Kas sa võis minna eelneva laivi chatti äkki või? Võime selle muidugi üle vaadata, aga ole hea, pane uuesti. Siis meil on kindlasti olemas see. Panid uuesti? Huvitav? Ei ole näha. Siin näitab. Kuule, kirjuta siis sinna meili peale. Ma panen siia kohe selle meili aadressi uuesti. Tsensuur töötab. Tsensuur töötab, tundub sedamoodi, jah. See YouTube on ikka päris jõhkraks keeratud, et... No YouTube ei saa näiteks, ma ei tea, mis kujul see kood on, aga võib olla mingid sümbolid ja seal on mingid need filtrid peal, näiteks need kandilisi, neid sulge ei saa vist kommentaari ette ja nii edasi, et seal on selliseid asju. Okay. Kas PetVixTX, kas sa näed nüüd meili aadressi? Mina näen, aga ma ei tea. Mina näiteks ei näe. Ei näe, jah. Ei, siia chatti ei ilmunud seda. Oota, äkki ma saan ise panna selle... tähed ja numbrid on ainult. Ühesõnaga, uncastestonia@protonmail.com. Ma viskan selle siia. Ma loodan, et see läks nüüd läbi chatti. Mina näen. Okei, cool. Järelikult minu tekstid tulevad siit läbi, mis mul siin siis on logitud praegu selle sama kanali alt siin. Panna oma aadress sinna ja siis... Jah, kõige lihtsam on see. Jah, nii see on. Iga päevaga saame paremaks. Õpime, kuidas YouTube töötab ja kuidas tehnilised asjad toimivad, nii et vägev. Vot, aga muud midagi minu poolt täna hetkel ka. Nii et kõigile minu poolt soovin head tõe avastamist ja ka valedest välja saamist. Et ma näiteks enda puhul, ma tegin veel siukse lükke ka üks vahe, mitu aastat tagasi juba. Ma tegin palve lihtsalt taevas isa poole, et taevan isad, palun, et aita või näita mulle, et valesid, mida ma usun ja aita
mul asendada need oma tõdedega. Ühesõnaga ma palusin jah, et aitaks mul näha neid valesid ja ma saaksin aru, et mingi asi, mida ma usun, on vale, et ma saaksin siis tõe siin asemeleks tema käest. Ja siis hakkasidki tulema vastused muide selle peale. Hakkasid tulema muutused, mingi info tuli kuskilt sisse, siis mingi selgus mingi teine asi ja siis midagi selgus minu, ma mäleta, kas minu identiteedi kohta, et ma olin midagi valesti mõelnud ja ühesõnaga igasuguseid mindseti muutusi hakkas selle peale pihta. Siit ja sealt. Ma ei oska seda täpselt kirjeldada, ma ei mäleta neid protsesse, aga ma mäletan, et siis aga üks asi teise järel hakkas tasapisi tulema. Nii et üks asi tegelesime ära, siis järgmine asi tuli ette, siis tegelesin sellega, vaata. Ja ma kuidagi tundsin ka, et taevane isa oli iga kord asjaga kaasas, et aitas mul nagu need probleeme lahendada enda sees. Et ma ei olnud nagu üksinda pusimas või kuidagi, vaid tema abi oli nagu kuidagi ka tuntav ja kogetav ja kuidagi selline juhtimine, kõnetused, mõnikord siuke mingi selgus lihtsalt tuli ja sain aru ja niimoodi. Nii et täiesti ootamatuid asju võib tulla palvete vastustena. Nii et ma julgustan palvetama igat ühte, et palved on lihtsalt meetod kommunikeerimiseks taevas isaga, kes meid kõiki armastab ja on meie poolt, tahab meile parimat. Nii et jah, ja kui ma saan aru, on inimesi, kes võib-olla ei usu, et on olemas looja, noh, see on pikem jutt. Vähemalt see looja, keda mina tunnen ja kelle kohta ma olen ka saanud kinnitavat infot, et ta on olemas ja et ta on selline imeline, nagu ta on, eks. Siis lihtsalt see, et minu küsimus on, et kui palju sina isiklikult, hea kuulaja, oled taevas isaga isiklikult suhelnud, temaga hingest hinge suhelnud. Ja kui sa oled, siis ma arvan, sa võiksid kinnitada minu kogemusi. Aga kui sa ei ole, vaid sul on lihtsalt siis võib-olla mingid eelarvamused või mõtled, et oi, aga vaata need ristisõjad ja miks on lastel vähk ja bla 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 bla. Kõik see tuleb siit mõistusest. See ei ole isiklik kogemus ega suhtlus loojaga, et sa ei tunne nii-öelda sel juhul seda loojat isiklikult, vaid sul on lihtsalt mingisugused eelarvamused, nagu minul kunagi olid. Mul olid ka mingid eelarvamused. Meil võib olla inimeste suhtes eelarvamused, samamoodi inimestel looja suhtes eelarvamused. Kõige targem, mis siin teha saab, on isiklikult minna järgi uurida. Vot see on nüüd jäneseurg, kuhu ma soovitan hüpata. Suhtle isiklikult Jumalaga hingest hinge oma palvete läbi ja püüa teda tunnetada ja kogeda. Ja sa tunned ära, kellega ja millega on tegu. Ja siis ei saa sind enam keegi petta ka. Keegi ei saa öelda sulle, et ma ei tea, Jumal on selline või tollene või mingit sorti kuidagi selline ebameeldiv, sest et ta ei ole ebameeldiv, mitte ühestki küljest. Et selles mõttes. Et see on, mis minu kogemus 15 või rohkem aastaga on, võin kinnitada. Ja ma ei ole ainuke, kes võib seda öelda, nii et neid on veel teisi, 10, keda ma võin öelda, kes võivad sama juttu rääkida, kellel on kogemused. Et ma arvan, see kogemus ongi, mis annabki selle isikliku veenmise või selle teadlikkuse. Et sa ei pea olema usklik, sa võid olla teadlik. Et see on hea asi. Ja nii et see on üks hea meetod, kuidas välja selgitada. Nii et kui sa tahad olla veel teaduslik, siis tee teaduslikult, tee katseid. Ja katse on võimalik teha siis isiklike palvetega ja näha, mis tulemused on. Ehk siis need on mõõdetavad asjad. Ja kui igale palvele kohe vastust ei tule, alati ei pruugigi tulla. 1 000 000 eurot ei kuku sul võib-olla läbi lae või midagi sükest, aga mis puudutab sellist hingelist kogemust ja temaga suhtlust, siis need on küll nii-öelda asjad, mida on võimalik tunnetada ja kogeda ja nii-öelda enda jaoks midagi kindlaks teha, nii et siis tõed, mida me saame avastada. Ja siin sa ei pea sõltuma kellestki teisest, vaid need asjad, mida sa saad ise isiklikult minna järgi proovima. Vot, nii et jah, see on lihtsalt positiivne. Okay, ma korra lihtsalt juurde siia, et küsimus, mida mõistlik esitada, on see, et või nii-öelda, kui läheb katsetamiseks ja kui ei ole veel proovitud või võõras, et see peab tulema sellisest tundest, et see, mis ma nüüd teen, on see, mis ma päriselt nagu tahan. Ma tahan, et mu hingeseisund paraneks. See on nagu, see on kindel selline soov, et mitte, et ma siis nagu äkki või selline kahtlev, siis selles suhtes see peabki olema selline fokuseeritud, teadlik taotlus ja see nii-öelda kindlasti on mõistlik siis korrata ja kui see on selline, ma näen seda, et kui sa elus soovid midagi ja sa soovid seda järjepidevalt, siis sa saad nii-öelda, minu arust see nii-öelda on alati kehtinud ja mis ma tahaks veel siia juurde lisada, mis on, millest saaks pikemalt rääkida, aga nii-öelda, et hetkel jäi kuidagi nii-öelda jäi hingele jälle, et on päris palju
on inimesi, kes räägivad mõistlikku juttu, kellel on nii-öelda sellised head arusaamad, et mis siin maailmas toimub, nii-öelda mida uskuda, mida mitte. Aga nii-öelda, mis siis jääb domineerima, on see, et mul on juba ükskõik, nii-öelda, mul on savi, nii-öelda valetavad, nagu mul on ükskõik, nagu selles suhtes, et selline, aga see ükskõiksus on lihtsalt nii tohutu mõjuga ja see nii-öelda siis takistab kogemast siis vägevaid, ilusaid asju, mis siin maailmas on olemas, nii-öelda ootamas seda, et sa nii-öelda, ma tahan olla rõõmus, ma tahaks nii-öelda areneda, ma tahan, et hing täituks järjest enam armastusega. Et kui nii-öelda, kui sa nii-öelda, kui jääda sellele, et mul on ükskõik, jah, nii-öelda läks halvasti, äkki see on millekski hea ja siis sa jäädki nii-öelda, et millekski hea ja siis see ongi nii-öelda viis, kuidas võib nagu väga pika aega nii-öelda surfata, et mingi asi on millekski hea, aga siis nii-öelda, aga mis see nagu päriselt hea, mis nagu täielikult nii-öelda, vau-efekti teeks ja nii-öelda, et kuule, ma ei oleks osanud arvata või nii-öelda, ma kunagi ei teadnud, et maailmas võib midagi nii vahvat kogeda ja nii palju rõõmu ja ilusaid hetki ja kõike muud nii-öelda, mida ma lihtsalt kuskil ei ole lugenud ja keegi mulle ei ole rääkinud, et see ongi, soovitan väga, väga hoolega kaaluda seda, et kas on mõistlik nii-öelda jääda ükskõikseks või mitte, et see on minu poolt kõik praeguseks, et head avastamist. Täpselt, nii palju head on olemas, mida veel avastada ja millest ei oska undki näha. Aga jah, siis sellest üritusest kindlasti, mis meil plaanis on siin teha, võite märku anda. Oota, aga äkki me peaks rohkem infot andma ka selle ürituse kohta, mida me plaanime teha, et muidu on see, et okei, mingi üritus, aga ei tea, kas pakub huvi või mitte, kui on liiga vähe infot, eks. Paneme äkki küsitluse Telegrami sinna gruppi ja see küsitlus siis sisaldakski sellist baasinfot, et millest seal üritusel juttu tuleks, mis need teemad oleks, mis seal toimuks ja võib-olla siis on võimalik siis panna mingisugune hääletuse teel, et jah, et oleksin kohal või ei paku huvi või võib-olla või mis variant siis iganes veel võiks olla, eks. Et äkki selline variant oleks võib-olla lihtsam isegi korraldada. Et lihtsalt läbi Telegrami selle kanali. Kas midagi veel täna? Mul on pea juba huugab otsas vaikselt. Palju räägitud ja nii. Aga ma arvan, et see läks küll täna asja, et ma tunnen, et hing on rahul. Ja see on väga hea. See on hea tunne. Samad sõnad. Jah, teeme siis lõpu. Just, ja me ootame endiselt tagasisidet ka kõigi teie käest, et mis teile kõige rohkem on meeldinud meie saadete juures ja mis on olnud võib-olla selline elumuutev või kuidagi väga hea mõjuga või mis tarkust või kasu olete saanud. Pange meile meili, pange meile Telegrami gruppi tagasisidet ja see chati aknasse enam pole mõtet, sest et see läheb kohe suht kinni. Nii et oleme tänulikud ja see aitaks meid ka edasi, nii et väga vinge. Teeme millalgi veel laivi. Äkki, miks mitte, vaatan, kas järgmine pühapäev äkki oleks ka huvitav teha või? Miks ka mitte? Äkki selleks ajaks meil on juba... jaa, veel esi. Mis tagasisidet me tahtsime veel saada, oli see, et mis teemasid veel võiksime käsitleda ja arutada. Et andke meile ka teema ideesid, et ja kui kuidagi meiega süngib ja me oskame nendel teemadel arutleda, et siis võtaksime äkki ka teemaks ja saame siin natukene mõtteid jagada. Hea meelega. Lihtsalt, mis küsimused on tekkinud või kui on midagi nagu jäänud segaseks või et nii-öelda väga tore, aga neid küsimusi võib ka saata ja et siis saab nii-öelda vastata neile kõigile. Täpselt, ja kunagi võib-olla isegi võiks mingit debatti teha, mis oleks ka huvitav. Ja siis saaks seda niimoodi teha, et see inimene, kellega me debatti teeme, on siis ka Zoomis meiega siin kõnes ja siis see Zoom läheb nagu praegultki siis YouTube'i laivi või siis juba Odysseesse, et me vaatame, kus me siin streamime, et jah, selline mõte ka veel, et jah, et saavad inimesed võib-olla küsida debatil näiteks selliseid nii-öelda
küsimusi, et kui jumal on hea, et miks on maailmas sõjad, siis on hea võimalik vaata kohe siin vastata laivis, et selliseid põhiküsimusi ära vastataks. Et kunagi ei tea, mida inimesed tegelikult mõtlevad ja võib-olla mina ei oska ka kohe kõige peale tulla ja mingit vastust eelnevalt anda, sest ma ei tea kõiki küsimusi ilmselgelt. Aga jah, debatt oleks võib-olla huvitav. Nii et põnev, mulle meeldib. Täitsa lahe. Ja muidugi mingi aeg võiks kedagi veel saatesse kutsuda külaliseks ja võib-olla on huvitavaid teemasid, mida saab rääkida või tutvustada näiteks. Et ka meie kuulajate hulgas võib olla inimesi, kes on seotud mingisuguse väga huvitava valdkonnaga ja tahaks näiteks midagi olulist edastada, mis võiks aidata inimesi edasi kuidagi või mingi eriline hea lahendus on, mis nagu lahendab mitmeid probleeme kuidagi ära, et siis võib-olla ka selliseid inimesi siia meile aeg-ajalt saatesse kaasata. Nii, aga arvan, et siis tänaseks kõik ja täname kõiki, kes olid siin kuulamas, vaatamas ja ka teid, kes te järgi vaatasite seda asja ja vastu pidasite selle pika aja siin. Täname küsimuste eest ja kommentaaride eest siin chatides ja egas muud. Järgmise korrani. Mis täna?